Lugupeetavad eelarvekontrolli komisjoni liikmed, avan selle töönädala istungit ja mul on ettepanek, et arutada täna niisugust teemat, mida komisjon on käsitlenud, Eesti energiapoliitika arenguid, ja kolmapäeval arutada avalikul istungil siis Riigikontrolli kontrolliaruannet, mis puudutab siis loodusväärtuste kaitset ja raiet kaitstavates metsades, järeltegevust ning teise teemana selle all, kuna kutsutute ring on suures plaanis sama, oli härra Allase ettepanekul arutada ka probleemi, mis on seotud Euroopa Komisjoni rikkumismenetluse tõttu raiete piiramisega kaitstavates metsades. Kui see on vastuvõetav, siis ma loeksin nädala päevakava kinnitatuks. Ja me läheksime siis olukorra juurde, milles meie energiapoliitika siis praegu asetseb. Ja ma palusin siia härra peaministri, kellel kahjuks ei olnud võimalik osaleda. Ma palusin siis ka pikaaegse kliimaministeeriumi kantsleri ja riigisekretäri, kes on nende otsuste puhul ja mitteotsuste puhul on olnud seotud härra Keit Kasemetsa, kellel ei olnud võimalik osaleda, proua kliimaministri, kes on ameti lähetusel, ja keda siis ministeeriumi esindab siis energeetika maavarade asekantsler Jaanus Uiga. Palusime ka Eesti Energia juhatuse esimehe, kellel oli ameti ülesannete tõttu ei ole võimalik osaleda, aga siis ta kontserni esindab aktsiaseltsi Enefit Poweri juhatuse esimees härra Lauri Karp ja samuti siis Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi professor härra Argo Rosina ja Teaduste Akadeemia energeetikakomisjoni esimehe härra Arvi Hamburgi. Ja ma annaksin võib-olla alul siis sõna härra asekantslerile, et kõneleda, et praegu millises need seisus siis praegu valitsuse langetatud energiapoliitilised otsused on, milliste otsuste alusel valitsus tegutseb ja milliste otsuste alusel ta ei tegutse või on pandud pausile, sest nagu avalikkusele on teada antud, on toimunud märkimisväärsed muutused võrreldes loetud nädalad tagasi selle informatsiooniga, mis avalikkus on saanud valitsuse energiapoliitilise kavatsuse kohta. Et oleks hea kuulata. Loomulikult, härra Uiga, teie ei peagi ja ma ei tahagi teid survestada, et annate hinnanguid nii-öelda poliitikute eest, eks ole. Aga seda, et milline on juhtimissisend teile antud siis poliitilisel tasemel, et paluks siis, et te kirjeldaksite. Nii, aitäh. Tere kõigile minu poolt ja tänan kutsumast. Väga olulised teemad on ja mul on hea meel näha, et selline energiamajanduse tuleviku osas erinevate nägemuste kirjeldamine käibki seda moodi, nagu ta peab käima, et neid vaateid ja lahendusviise on erinevaid ja selles diskussioonis saabki leida selle Eesti jaoks sobiva lahenduse. Veel täna hommikul just lugesin härra Arvi Hamburgi viimatisi ettepanekuid ja mõtteid. Nii, aga siis milliste plaanide ja suuniste alusel me tegeleme? Tavapärane protsess on, et meil on koalitsioonileping, Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm. Senikaua, kuni ei ole uut koalitsioonilepingut ja tegevusprogrammi, me tegutseme nende põhimõtetest lähtuvalt, mis kehtivad. Et teadaolevalt siis on uued teatud põhimõtted kokku lepitamas ja nende osas siis ootame infot. Mida me oleme teinud? Meil on Riigikogus mitu eelnõud. Meil on eelnõu numbriga 555, eelnõu numbriga 556, mõlemad tegelevad elektrituru seaduse muudatustega, mis siis lihtsustavad nii siis võrguga liitumist, tekitavad standardiseeritud liitumishinna, et oleks meil võimalik uutel tootmisseadmetel liituda, kui ka hoogustavad salvestuse turgu ja tarbimise juhtimise turgu. Et need eelnõud on meil töös ja need on Riigikogus teise lugemise ettevalmistusel. Tegutsesime ka vastavalt möödunud aasta veebruaris tehtud valitsuse otsustele ja hilisematele otsustele maismaa ja meretuule vähempakkumistega, et need ette valmistada ja tekitada võimalus nende väljakuulutamiseks käesoleva aasta esimesel poolaastal. Praegune otsus siis on edasi liikuda maismaa tuule vähempakkumisega, selle ettevalmistamisega me tegeleme ja meretuule osas me peame taotlema igal juhul uue riigiabiloa, sest selle riigiabiloa raames, mis me saime eelmisel aastal, ei ole võimalik seda vähempakkumist välja kuulutada, et siis me täpsustame uuesti need põhimõtted ja läheme sellega edasi. Nüüd konkreetsed otsused.
kuidas nad tekivad. Kõigepealt on siis kabineti nõupidamise otsused või suunised meie ministrilt ja siis need otsused formeeruvad niimoodi ametlikult siis, kui võetakse vastu vastav akt. Et meil, kui me räägime energiapoliitikast suurtest otsustest, siis meil on vaja kas seadusemuudatust, mille ettepanekuga me tuleme Riigikokku läbi Vabariigi Valitsuse või siis vähempakkumise puhul, kui seadust ei ole vaja muuta, siis on vaja Vabariigi Valitsusel muuta Vabariigi Valitsuse ühte määrust, võtta vastu korraldus ning ministril on vaja teha vastav teade. Nii et maismaatuule vähempakkumiste puhul me tegeleme nende otsuste ettevalmistamisega. Need otsused pole veel siis nii-öelda lõplikult langetatud. Ja paralleelselt toimub ka energiamajanduse arengukava uue versiooni menetlus. Praegu kehtib meil energiamajanduse arengukava kuni aastani 2030. Energeetikas on pikk ettevalmistusperiood. Valmistame ette siis energiamajanduse arengukava aastani 2035 vastavalt 2021 aastal saadud otsustele ja suunistele. Et miks see arengukava liiga aega võtab, seal on vaja teha keskkonnamõjude strateegiline hindamine, läbi erinevad mõjuhindamise etapid, et nendega me olemegi tegelenud ja nüüd me oleme nii kaugel, et käesoleva aasta teise kvartali alguses peaksime saama keskkonnamõjude strateegilise hindamise kinnitatud ja siis sellele saavad järgneda veel ametlikud kooskõlastused ministeeriumitega ning tahame jõuda Riigikokku käesoleva aasta sügissessioonil aruteludeks, sest energiamajanduse arengukava tuleb läbi Vabariigi Valitsusega Riigikogule arvamuse andmiseks. Et see on see seis ja nüüd võib-olla tekib küsimus, et miks me siis teeme otsuseid, kui energiamajanduse arengukava pole veel vastu võetud. Meil on ka kehtiv energiamajanduse arengukava olemas ja see strateegiline planeerimine jälgibki sellist põhimõtet, et meil on suured arengudokumendid, mis kirjeldavad üldpõhimõtteid ja suundi ja siis me hakkame neid sisustama. Sama käib ka eraettevõttes, et on selline üldine ettevõtte strateegia ja siis hakatakse tegema seal neid konkreetseid alategevusi ja võib ka töö käigus või ütleme aja edasi liikudes selguda, et see strateegia vajab uuendamist, siis uuendatakse strateegiat, aga teatud juhtudel minnakse ka otsustega edasi. Et see on üldiselt see pilt. Aitäh. Ja võib-olla kuulame kõik siis külalised ära, siis saame küsimused ja mõtete vahetuseks ole. Et ma annaksin sõna härra Arvi Hamburgule, Teaduste Akadeemia energeetikakomisjoni esimehele, et kuidas teie vaates on praegu aru saada või hinnata, milline praegu valitsuse energiapoliitiline kavatsus on ja millises loogikas oleks asjakohane ka siis ulatusliku mõjuga ja rahalise tähendusega otsustega liikuda. Et kas teie saate aru, mis on praegu otsustatud ja mis on otsustamata, et selles ka toimunud viimase poleemika valguses? Aitäh, härra esimees, austatud liikmed. Püüdes vastata küsimusele, et mina saan aru niimoodi, et meretuuleparkide vähempakkumisega on praegu aeg maha võetud, käib ajalehe andmetel käib siis, kuidas öelda, kooskõlastamine, mis on nüüd siis tööstuse paketiga tulnud, et need annaksid mingisuguse võimaluse. Mina saan lugedes tööstuse paketti, mis Euroopa Liidus tuli, on seal 3 sellist otseselt energeetikat puudutavat punkti. Esimene punkt on siis see, et me võime teha otselepinguid tootja tarbija vahel. Need lepingud on eile, täna ja homme kõik võimalikud, see ei anna midagi juurde. Teine punkt on siis see, et tuleb läbi vaadata võrguteenuse hinnad, kas võrguteenuse hinda oleks võimalik vähendada. Minu arusaamise järgi võrguteenus on põhjendatud kulud, Konkurentsiamet seda kinnitab, nii et kui keegi tahab sinna vahele segada, siis poliitiliselt ma natukene kahtlen. Ja kolmas on siis tõesti poliitiline, mis on, et elektriaksiisi vähendada. Seda oleks ka enne võinud teha või seal mingisugust uut teavet sellega juurde ei tule, et see tähendab seda, et nüüd selle puhta tööstuse pakett minu arvates küll midagi nüüd mingite vähempakkumistele midagi juurde ega ära ei võta, et selles mõttes see on natukene otsitud põhjus, et nüüd ootame ära need ja saame sealt mingisugust leevendust. Teistpidi on muidugi väga hea ja lootus ikkagi see, et võib-olla seda meretuuleparkide vähempakkumist ei tule.
sel lihtsal põhjusel, et meretuuleparkide investeering on kuskil erinevatel nüüd andmetel, aga ütleme 2–3 korda kallim. Kaup elekter on üle 3,25 kuni 3,5 korda kallim ja plusspoole pealt on siis see, et kuskil 1,4 korda on võimsuse kasutuskoefitsient suurem meretuule kui nüüd maatuuleparkidel. Et kui need nüüd plussi-miinused kokku panna, et siis tuleks nagu rehkendada välja, et milline see nüüd ühiskondlik kasu on ja loomulikult nii selle pakkumise juures kui ka ENMAK-i juures igal juhul peaks ikkagi olema selline sotsiaalmajandusliku kasu arutamine ja arvestamine ja analüüs peaks olema, et kui sellised nii pikaajalised suured koormused võetakse tarbijale, siis igal juhul peab olema ka tarbijal selge, et mis see nüüd temale annab. Ja viimaseks see, et mis see temale annab, nüüd on kogu aeg on nagu räägitud sellest numbrist, et paneme sinna 2,6 miljardit, see ei ole ka päris õige number, see on maksimaalne toetussumma meretuuleparkidele, aga olgu, et me saame 5 miljardit tagasi. Nüüd, kuidas see 5 miljardit on arvutatud, on väga lihtsalt, on võetud siis selle hinnavahe, see 8,7 ja plaanitud või prognoositud hinnad, mis on siis 2030–2035, on võetud siis nende vahe ja terve nüüd siis kogu selle tarbimismahu pealt, et sealt siis see 5 miljardit ei tule, aga 2,4 miljardit tegelikult ikkagi selle kogu aja jooksul tuleb. Et kokkuvõttes ma ütleks niimoodi, et ENMAK-iga tuleb kindlasti edasi minna, aga ENMAK-iga peab energiamajanduse arengukavaga, aga 2 asja peaks sellega tegema. Esimene on see, et analüüsima täna veel kehtivat ENMAK 2030, mis läks hästi, mis läks halvasti, ja teine on siis selle tänasele ENMAK-ile tegema sotsiaalmajanduslikku analüüsi ja kaaluma nüüd üldse sellist investeeringut, et elektrimajandusse investeering igal 10 aastat järge mööda 1,2 miljardit 700 miljonilise turu juures, et kas see on nagu reaalne selline investeering. Et need sellised soovid või mõtted oleks nagu edasi anda. Aitäh! Aitäh! Ja nüüd meie riigi kontsern siis energiatootmisel juhitava võimsuse puhul, et Eesti Energia kontserni poolt, et milline on teie vaade praegu muutunud otsustas, et kavatseb Eesti Energia praegu jätkata selle initsiatiiviga, mis oli siis teil koos Sumitomo investeerimispangaga, vist investeerimisfondi või pangaga, või mitte, et nende uute otsuste valguses, et kuidas te käsitlete praegu neid muutunud tehiolusid? Lugupeetud härra Reinsalu, lugupeetud liikmed, Sumitomoga kokkuleppe sõlmis Enefit Green, mis on meie börsiettevõtte, ja seega ma ei saa kommenteerida börsiettevõtte plaane. Ma saan rõhutada seda, et Eesti Energia jätkuvalt toetab tasakaalustatud energiamiksi arendamist, mis tähendab seda, et tuleviku energiasüsteemis on nii juhitavad võimsused kui ka tuul, päike, elekter, salvestus ja kindlasti me näeme, et palju on võimalik veel ära teha, et olemasolevaid juhitavaid võimsusi ka kui selleks ümber ehitada teiste kütuste peale, mis siis aitaksid meil külmadel talvepäevadel seda elektri hinda mõistlikus raamides hoida. Kindlasti on puudu veel diskussioonist, et kui elektrivõimsusi luuakse, siis juhitavate elektrivõimsuste juures peaks olema alati ka sooja äraandmise võimalus kaugkütte võrku. Ja seesama küsimus tõstatub ka kindlasti ka uudsemate gaasijaamade puhul, mis tulevikus võimaldaksid taastuvelektrit võrku anda. Meie kindel nägemus on, et kui gaasijaamasid kuhugi Eestisse ehitatakse, siis sealt tekib heitsoojus, peab prioriteedina liikuma ka soojusvõrku, selle ei tohiks teha takistusi. Me peame kasutama igat megavatt-tundi, mis me kuhugi sisse paneme,
maksimaalselt ära. Sama diskussioon kehtib ka uuele mõttele Auveres konverteerida vanad tolmpõletusplokid pelleti peale. Ka seal soojuse ärakasutamine on kindlasti asi, mida tasuks tuleviku vaates analüüsida. Kindlasti me toetame lähenemist, et lõpptarbija elektri hind on kogu analüüsi keskpunktis ja hakkame sealt siis, nagu öeldakse, tagurpidi tulema, et mis on meil selleks vaja teha, et see saavutada. Rohkem ma hetkel ei soovi öelda. Aitäh teile ja ma annaksin sõna siis sõltumatu eksperdina elektroenergeetika professorile Tallinna Tehnikaülikoolist härra Argo Rosinale, et mis teie vaates siis praegu on riigi energiapoliitika pikaajaline vaade, et kas teie meelest on see nüüd realiseerunud või mitte või millised on probleemid, mis vajaksid veel täpsustamist? Olge hea. Tervist, lugupeetud komisjoni. Ega mina pikaajalisest vaatest tegelikult siiani ei ole aru saanud, et ENMAK ühelt poolt seab teatud eesmärgid, aga mina ja Mart Landsberg kirjutasime hiljuti ka ühe artikli Postimehes, kus me nägime, mida võiks nagu tegelikult see ENMAK kõike sisaldada. Et üks, mida meie näeme kindlasti, on tehnoloogia neutraalsus. Väga oluline on, et energiapoliitika kujundamisel me natukene vaataksime sellest päevapoliitikast ja erakondlikust poliitikast natuke kaugemale. Kindlasti on energiajulgeolek on hästi oluline, mis võib anda tegelikult meil teatud ressursside kasutamise puhul teatud õigused. Seda nüüd peaks nagu regulatiivselt vaatama, et mida ENMAK kindlasti ei käsitle piisava detailsusega, on minu arvates regulatiivne pool üldse, millises keskkonnas me tegutseme võrreldes teiste riikidega ja võib-olla natuke selgemini peaks sealt välja tooma ka selle, et millised võimalused tegelikult Euroopa Liidu erinevatest direktiividest lähtuvalt meil on. Et minu arvates see täna piisava selgusega välja ei tule ja ei ole ka senistes sõnavõttudes välja tulnud. Sisuliselt me peame ju arvestama sellega, et me teatud olukorras või peame ka tegutsema nii-öelda saartalitluse olukorras. Ehk siit ka see energiajulgeoleku küsimus. Mis keskkonnatõhususse puutub, siis ma arvan, et seda on piisava detailsusega käsitletud, et kindlasti on jätkuvalt hästi oluline see, et me nii-öelda nende fossiilkütuste liigse kasutamisega näiteks ei tekita teatud piirkondades nii-öelda tervise ja elukvaliteedi probleem. Aga see on niisugune üldine vaade. Aitäh! Aitäh teile. Läheme siis küsimuste juurde. Et mul oleks paar kohe alul, paar soendusküsimust härra Uigale. Et härra Uiga, valitsus siis ametlike põhjendustena peatas meretuuleparkide projekti või ei realiseerinud siis 3 valitsuspartei esimehe otsust, võib nii nimetada, siis ütleme, implementeerinud seda. Põhjendusel, et Euroopa roheline tööstuslepe otse kui võiks seda muuta mingil kujul meretuuleparkide oksjoni projekti siis. Et härra Hamburg Teaduste Akadeemia energeetikanõukogu juhina juhtis tähelepanu, et need elemendid, mis sellest Euroopa rohelisest tööstusleppes sisalduvad, on iseenesest riigi autonoomne otsustuspädevus nii ka varasemalt või ka tulevikus, et see iseenesest õiguskeskkonda üle euroopalist ei muuda. Kas see vastab tõele? See Euroopa, see roheline tööstuslepe, kui ta on eesti keeles sellise nimetusega, tegemist on siis suure paketiga, kus siis erinevad algatused hakkavad järjest ka välja tulema, et kõike korraga veel ei tulnud.
meie näeme küll, et sealt võib tulla elemente, eriti selliste pikaajaliste elektri otseostulepingute osas, mis soodustaks meil seda ka meretuulepargi rajamist. Aga loomulikult need elemendid ei ole veel kõik laual ja ei ole ka lõpuni jõustunud või läbi räägitud, et seda me siis järgmiste etappide käigus saame teada. Aitäh. Täna kehtivas regulatsioonis siis elektri tootja ei saa otseostulepinguid tarbijatega sõlmida? Saab ikka. Seal on lihtsalt küsimus selles, et kas seal on mingeid elemente veel, mis Euroopa tasandi regulatsioonis siis neid lihtsustaks sõlmida. Sest et Eestis on ka praegu võimalik selliseid pikaajalisi taastuvelektri otseostulepinguid, neid nimetatakse PPA-deks, Power Purchase Agreementideks, saab sõlmida, aga see hinna erinevus, mis on siis selle tööstustarbija ootus ja see, mida ettevõte suudab pakkuda, elektrivõte suudab pakkuda, et see hinna erinevus on piisavalt suur, et neid väga palju ei sõlmita praegu. Ja selle nimel me teeme ka tööd, et seda kuidagi vähendada, seda vahet. See oleks meie jaoks, tarbija jaoks kõige vähem koormavam, kui me saaksime niimoodi rajada uut tootmist, et seal vastas on siis keegi tarbija, kes selle finantseerib, mitte siis läbi taastuvenergia tasu. Aga minu küsimus on teile, et haridusteadusminister proua Kristina Kallas esitas siis mõned nädalad tagasi väite, et see meretuuleparkide projekt, et valitsus ei langetanud selle otsust, et Kliimaministeerium esitas korduvalt valesid arvestusi. Et millele proua Kallas viitas, et kas te siis muutsite neid arvestusi vahepeal ja kui, siis milles seisnes nende arvestuste niisugune ebakvaliteetsus, et ei võimaldanud valitsusel otsuseni jõuda? Loomulikult peab valitsus sellised otsused väga põhjalikult läbi kaaluma ja meie selle valdkonna ministeeriumina peame selle kvaliteetse sisendi tootma. Järelikult siis selleks kohtumiseks konkreetseks, millele Kristina Kallas viitas, ei olnud seda kvaliteeti sellisel määral tagatud, nagu vaja oli. Jah, ma detailidesse laskumata, et ma täpselt konkreetselt seda kohtumist ei tea, et olen ise käinud valitsuses mitmeid kordi käinud läbi nende numbritega. Et seal tuleb ka alati arvestada, et modelleerimised kehtivadki teatud raamis, et meil on siin mitu väga pädevat teadlast ka juures ja ka Enefit Poweri juht, et keegi teeb need arvutused valmis, siis nad on mingi kuupäeva seisuga aluseeldustega, mingisuguse metoodikaga, et kui tahta erineva nurga alt läheneda neile, siis mõnikord seda vastust ei olegi võimalik sellest modelleerimisest saada ja siis tuleb teha uus, mis jälle võtab aega. Et seal on need erinevad elemendid, millega me peame arvestama oma töös. Härra Allas, palun. Aitäh, et ma oleks siit hea komisjoni esimehe küsimuse poolt nagu edasi veidi täpsemaks. Et minu jaoks lihtsalt nagu Riigikogu liikmena olen jälginud kogu seda protsessi, et tõeliselt nagu huvitab energiamajandusega seonduv ja saan aru ka, kui oluline see Eesti riigile on, et siin asjad hästi läheksid. Et härra Uiga, palun selgitage seda 2,6 miljardi müsteeriumi, mis siis meretuulepargi puhul, et minu jaoks on nagu arusaamatu see, et esialgu oli planeeritud ju 4+4 teravatt-tundi siis nagu seda tellida seda või teha hange selle osas. Hiljem kukkus see siis poole väiksemaks, 2+2, et mis tähendab siis 500 megavatti tegelikult meretuule võimsust. Et olge hea, kirjeldage, et miks see 2,6 miljardit siis nagu elama jäi ikkagi siia, et kuidagi seda ministeeriumi poolt kordagi maha ei võetud, et poole suurem või poole vähem tellime ja summa jääb samaks ja või te palun kirjeldage, et siis mis see tegelik ennustatav vajadus nii ütelda selleks dotatsiooniks oleks olnud, mis turg nagu nõudis, ootas, et võib-olla on mingisugune indikatiivne tunnetus olemas ja mis see oleks siis tähendanud, et Eesti inimesed saaks aru 1 kilovati tunni kohta, palju see mitu senti oleks see siis tähendanud, see lõplik eeldatav maksumus meretuule puhul. Et palju tuleks siis mitte peale maksta, vaid palju siis oleks tähendanud elektriarvel nii ütelda 1 kilovati kohta. Aitäh! Jaa,
kui tehti otsus eelmise aasta veebruaris vähempakkumiste ettevalmistamise korraldamise ülesande andmiseks Kliimaministeeriumile, siis räägitigi 4+4 teravatt-tundi põhimõttest. 4 teravatt-tundi meretuult, 4 teravatt-tundi maismaatuult. Ja sinna juurde pandi ka raamistamiseks kriteerium, et taastuvenergia tasu ei tohi tõusta üle 1,3 sendi kilovatt-tunnist. Me asusime sellega tööle ja tegime ka finantsvajaku analüüsi, ehk siis finantsvajak kirjeldab siis seda, et kui palju, ta näitabki ära, et kas üldse on dotatsiooni vaja või subsiidiumi toetust vaja, ja siis ta näitab ka ära, kui palju, ja me käisime need numbrid läbi. Maismaa puhul on need toetusmahud väiksemad, sest et see alginvesteering on oluliselt madalam. Mere puhul me jõudsime tulemuseni, et see toetus peaks olema 65 eurot megavatt-tunnist kuni, mis siis 1 teravatt-tunni kohta on 65 miljonit eurot aastas, 2 teravatt-tunni kohta 130 miljonit eurot aastas ja 20 aasta peale tulebki see 2,6 miljardit kokku. Ja siis selle vastusega me läksimegi tagasi, et kirjeldasime ära, et see on see raamistik, milles me saame tegutseda, et kui me tahame, et see taastuvenergia tasu jääks alla 1,3 sendi kilovatt-tunnist, siis meie et see toetusvajadus, mida me arvutasime, ootus muidugi sellise toetusmahu piirangu kaotamiseks oli arendajatel olemas, ka siis, kui me olime välja arvutanud need. Eks tegelikult oleks tahetud ilma selle 65 euro megavatt-tunnist toetuse piiranguta, oleks seda toetust tahetud. Sellega me käisime valitsust läbi ja siis leidsime, et me läheme edasi skeemiga, või otsustati, et läheme edasi skeemiga, kus me toetame siis 2 teravatt-tundi. Ja siis see on siis see ankurinvesteering, mis võimaldab suuremat parki rajada. Et kui keegi teeb 500 megavatise pargi, kui ta juba selle ehitama hakkab, et siis on võimalus, et ta teeb selle suurema. Et tal on need load käes, tal on need laevad kohal, aga siis ta selle teise osa otsibki, kas siis on nendest pikaajalistest elektriotsuostulepingutest või mujalt kokku. Et see oli see ülesanne, mida me täitsime just, et leida võimalus, kuidas need toetusskeemid teha niimoodi ka, et see tarbijale see kasu oleks olemas. Et seal kõrval ongi need elektrienergia hinna arvutused, et kui palju siis see tarbija arve kokku väheneb koos elektrienergia hinna langusega ja kui palju siis see tõus vastu tuleb. Kui sa nüüd küsid konkreetselt, mis see oli senti kilovatt-tunnist taastuvenergia tasule, ma pean vastuse võlgu jääma praegu, sest kui ma ütlen vale numbri, siis me ütleme jälle valesid numbreid välja. Ei, ma ütlesin väikse, kui tohib üle küsida, et aga ikkagi veel kord, et ühesõnaga toetuse summa ei oleks siis muutunud. Kui 4 läks 2. Kuna vahepealse perioodil me rääkisime ka sellest 2 teravatt-tunnise mahu toetamisest, et esialgne otsus oli 4 teravatt-tunni mahus meretuulepark, me tegime arvutused ära, see toetusvajadus oleks olnud oluliselt suurem ja siis me läksimegi tagasi kirjeldusega, et me saame teha 2 teravatt-tunnile ja siis see täiendav 2 teravatt-tundi saab tulla lisaks siis, kui see park tehakse suurem. Et see oli see raamistus. Aga see teadmine, et see toetusmaht on üle 2 miljardi oli meil juba eelmise aasta suvel. Et need arvutused on käinud läbi. Lihtsalt varem me rääkisimegi sellest, et me teeme 2 teravatt-tunni mahus toetuse ja siis 2 teravatt-tundi me näeme, et arendajad rajavad juurde selle ankurinvesteeringu raames. Aja edasi minnes saime täpsemat teadmist, arendajad ise ka väljendasid, kas ja mis suuri parke nad teevad. Loomulikult me enne ei tea, kui need pakkumised päriselt lukku lähevad ja pargid valmivad, aga nende indikatsioon oli, et 4 teravatt-tunni mahus parki nad selle toetuse mahuga, selle toetusskeemiga teha ei saa. Aitäh. Ma estin ühe küsimus, on proua Poolamets. Või proua Poolamets, palun praegu. Aitäh. Täiesti arusaamatu on see mõte, et taastuvenergiat peaks nüüd riiklikult toetama, seda enam, et tuuleettevõtjad ise, toon näitena Vindri Baltiku juhi Marko Viidingu sõnad, et peaks saama arendada ilma riiklike toetuseta ja ta toob näiteks meist palju madalamate elektrihindadega Skandinaavias, aga ka
sarnase hinnatasemega teistes Balti riikides toimib energiaturg vaba konkurentsi tingimustes ja ilma riiklike toetuseta, mis tähendab, et ellu viiakse vaid parimad projektid. Selle riiklike toetustega te ju solgite turgu, täiesti mõttetud projektid, mis võib-olla on väga vähe kasumlikud. Ma toon näiteks oma Vinni valla näitel. Tuulepark planeeritakse põhimõtteliselt sohu, nii ülekandeliinidest päris kaugele, mis tähendab veel seda, et see on madal, märg ala, kuhu läheb väga palju täidet, et seda ei tehtaks, kui ei oleks riiklikke toetusi ja minu meelest peaks väga kriitiliselt mõtlema tänasel päeval nende riiklike toetuste peale, seda enam, et meil paistab, et tuult on piisavalt, kuna me loeme juba artikleid, et Eesti Energia ei tooda tuult, kuna tuuleenergia hind on liiga odav. Et jah, minu küsimus ongi, et kas te olete ka kaalunud seda varianti, et lõpetada riiklike toetuste maksmine taastuvenergiale? Aitäh! Nii, aitäh. Ja meil on arendajatega, me oleme aktiivses suhtluses kogu aeg, nii eraldi kui ka kõik koos. On arendajad, kes ütlevad, et nemad saaksid teha toetusvabalt projekte. On arendajad, kes ütlevad, et need toetusskeemid, mida me oleme välja töötanud, on liiga väikesed, et maht peaks olema veel suurem. Et selline, mis selle lahenduseks me oleme teinud, et see maismaatuule vähempakkumise toetuse maksimaalne määr on kuni 20 eurot megavatt-tunnist seatud. Ehk siis see tähendabki, et see ei ole ülekuldamine, et see ongi selline finantseerimise lihtsustamiseks vajalik toetusmäär, et juhul kui elektri hind on nullis, negatiivse hinnaga toetust ei saa, kui elektri hind on nullis, nad saavad 20 eurot megavatt-tunnist toetust. See kindlasti ei ole ülekuldamine, et see ongi selle jaoks, et need projektid ikkagi rajatud saaksid. Et meil kunagi oli ka plaan, et minna teha eelmised toetusskeemid ära ja mitte uusi enam teha. Praegune olukord on muutunud selleks, et neid projekte Eestisse rajatud saaks. Vähemalt enamik arendajad ütlevad, et on vaja mingisugust toetusskeemi, et tagada pangapoolne või finantseerijate poolne finantseerimine. Ja selle jaoks see toetusskeem ongi siis selline miinimum vajalik välja töötatud. Nüüd võib-olla repliigina, muidugi Eesti Energia esindaja on siin olemas. Mina sain aru, et see rääkis Soomest, et Soomes on nii soodne hind, et meil Eestis veel nii soodsaks ei ole läinud. Kuigi tõesti me juba täna näeme, et on soodsamat hinda. Nädalavahetusel olid meil ka tänu päikesel olid hinnad Soome tasemel, et me nüüd jõuame siin järgi, aga praegu oleme veel väga kaugel sellest, et meil tuuleparke oleks sellises mahus, et me ütleks, et nüüd on kõik. Nii, aga ma härra Uiga tulen tagasi küsimuse juurde. Ma tsiteerin, tähendab, et proua Kristina Kallas viitas siis 21. veebruaril Karoliina Vasilile antud intervjuus. See tähendab siis sellel päeval, kui valitsus ei langetanud otsust või pani pausile otsuse meretuuleparkide kohta. Ma tsiteerin, et 2 nädalat, ja see on nüüd otse tsitaat siis sellest uudisest, Kristina Kallas omakorda räägib, et 2 nädalat tagasi vaadati esmastele arvutustele otsa. Oli näha, et seal oli palju ebatäpsusi. Sel nädalal tuli Kliimaministeeriumilt täpsustatud seletuskiri. Jälle olid ebatäpsed, ohkab Kallas. Ta kritiseerib, et Kliimaministeeriumiga on viimasel palju probleeme, lonkab näograafiku analüüside sisu. Tähendab, tsitaadi lõpp. Ja nüüd, kui me mõtleme, et 2 nädalat tagasi tuldi välja esmaste arvutustega, mida osundab proua Kristina Kallas, aga selleks ajaks olid 3 partei juhti ju oma nii-öelda, mida nad presenteerisid kui pikk energeetikaplaan, selle juba langetanud. Nagu ajakirjandusel on teada olnud, siis ma eeldan, et ju see on siis härra Läänemetsa kaudu nii detailne informatsioon, et telefoni teel oli see kokku lepitud, proua Kallas oli Londoni metroost olnud või? Et vähemalt need on need nüansid, mis ajakirjandusse on esitatud. Ega meie seda ei tea, me saame tugineda ajakirjanduse andmetele. Aga siis, et sealt Londoni metroost telefoniga lõpiti kokku ja kas ma saan aru, et alles pärast seda tulid arvutused, nagu tunnistab üles proua Kristina Kallas. Ja need arvutused olid ka valeks ja te arvutasite uued arvutused. Et millele proua Kristina Kallas, ja siis lõpuks oli selge, et see oli siis põhjuseks, vähemalt proua Kristina Kallase jaoks, kelle jaoks oli põhjus Euroopa rohetööstusleppe, kelle jaoks siis valed arvutused.
et millistest arvutustest proua haridusminister ühe koalitsioonipartei juhina räägib, mis muutusid 14 päeva jooksul nii kardinaalselt, et nende ebakvaliteetsus ei võimaldanud langetada siis 3 parteijuhi poolt sõnastatud Eesti pikaaegselt energia kokkulepet. Et mis arvutused need on? Kas komisjon saaks nüüd ka kätte, need valed arvutused? Aitäh! Kõik materjalid, mis me oleme valitsusele esitanud, on võimalik teie komisjonil kindlasti kätte saada. Ja ma palun, et need, millele viitab proua Kallas, sest küsimus on selles, et ta viitab sellele, et 7 päeva jooksul enne selle otsuse nii-öelda siis õhku jäämist, nimetame seda nõnda siis, te muutsite neid otsuseid või arvestusi. Milles see muutmine seisnes? Te peaksite seda mäletama energiavaldkonna juhina, et milles need muudatused olid? Jaa, nüüd alustame sellest, et kõigepealt loomulikult on oluline, et kõik otsused, mis tehakse, käiaksegi üle ja vajadusel küsitakse täiendavaid arvutusi, mõjuanalüüse ja kõike muud. Nüüd, kui me räägime sellest, et koalitsiooni erakonnad leppisid kokku, kuidas minna edasi vähempakkumistega, siis sellele eelnevalt me olime käinud Vabariigi Valitsuses üle 10 korra viimaste aastate jooksul, rääkinud erinevate energeetikavaldkonna teemasid lahti. Ja see soov oli siis pärast koalitsioonierakondade sellist täpsustatud kokkulepet Eesti pika energiaplaani või siis ka, ütleme siis, kuidas minna edasi vähempakkumistega selle plaani osas, et paluti täpsustavaid analüüse ja hinnanguid selle osas, et kuidas siis, mida see tarbija lõpparvele teeb. Et see on väga oluline ja õige küsimus. Neid arvutusi me oleme teinud, neid tabeleid me oleme uuendanud, et nad ikkagi põhinevad nendel samadel alusanalüüsidel ja metoodilistel alustel, mis tol hetkel kättesaadavad olid. Ja me kindlasti saame siis selle sisendi komisjonile anda. Ja kui siis see hinnang sellel oli, et need ei ole veel piisavad, siis selle infoga me peame edasi töötama ja tekitama siis tegema need analüüsid sellisel kujul, et need oleksid piisavad ja ammendavad, et saaks võtta vastu need nii olulised otsused. Te viitate toona, et see mõjub nõnda, nagu me kõneleksime aastate tagusest ajast, kus me väga mõtleme akadeemiliselt. Me räägime mõne nädala tagusest ajast, kus siis sealt Londoni metroost telefoniga lepiti kokku miljardite eurode subsideeritud energiamajanduse kava ja siis pärast seda hakati küsima analüüse. Selgus, et siis nagu proua Kristina Kallas on üles tunnistatud, need analüüsid olid vildakad, nõuti uusi analüüse ja selgus, et ka need olid kehvad, millele loomulikult siis vastas proua Alender kaitstes oma ministeeriumi, et ei, need olid väga head arvutused. Aga mis siis selle 7 päeva jooksul, mis arvetused muutusid? Me räägime miljarditest eurodest tarbijate, seda kaudu maksumaksjate rahast. Mis arvutused siis muutusid selle viimase 7 päeva jooksul, millele viitab proua Kristina Kallas, mis olid ka siis proua Kallase ekspertiisile ebakvaliteetsed? Mis arvutustest jutt on? Neid pabereid on ju, pigem on ju valitsenud analüütilise kompetentsi puudus, defitsiit ühiskonnas. Me oleme küsinud ka komisjonis korduvalt, et kas on olemas veel mingid materjalid, mida meie komisjon saanud ei ole, millele tugineb proua Kristina Kallas. Sest kogu dokument, millele on viidatud ju siis Eleringi, mis ta oli 2021. aastal, mis kui mõtleme. Palju? 2022 aastal. 22. aastal tehtud tasuvustabelitele. Kas seda mõtles proua Kallas? Ja kas te siis muutsite 7 päeva jooksul 22. aastal Eleringi tehtud selle ekspertiisfirma tellitud analüüsi? Mida ta silmas peab? Kas on olemas mingi dokumentatsioon, mis ei ole meie käsutuses? Ma täpselt ei tea, mis dokumentatsioon komisjoni käsutuses on. Et seal on mitu elementi. Et kõigepealt on see alusanalüüs, mida ka meediast on olnud võimalik väga pikalt ja põhjalikult lugeda, et see kirjeldab elektrienergia tootmise erinevaid stsenaariume ja nende mõju elektrienergia hinnale. Ja siis tarbija lõpparvel on teised komponendid veel juures. Taastuvenergia tasu, elektriaktsiis, sagedusservide tasu, muud asjad. Et see, mida ta kirjeldab ja mida valitsus on esitatud, on see ikkagi see tervikpilt, et mis siis see nagu elektri lõpphind on erinevate stsenaariumite korral. Ja nüüd on oluline tagasi tulla sinna, et kui tahta, et teatud juhtudel ei olegi võimalik nendest alusanalüüsidest nagu
täiendavaid küsimusi enam küsida, et seal siis tulebki teha uus analüüs, kui ülesande püstitus muutub. Ja ma eeldan, et me räägime siin praegu sellest 2+2 skeemist, mitte siis 4+4 teravatt-tundi skeemist, mis algselt läbi käis. Ja see küsimus tekkis seal, et kui palju siis mis see elektrienergia hinna mõju siis konkreetselt just sellisel skeemil on. Ja need arvutused, mida sai esitada selles formaadis ja selles ajaraamis, need arvutused on esitatud, aga loomulikult nad toetuvad sellele samale analüütilisele ja metoodilisele alusele. Jaa, aga ma arvan, et siin on hea mõte tekkis siin spontaanselt. Võib-olla on mõistlik tõesti, et me räägime kolmandas isikust inimest, kes ruumis ei viibi. Ma arvan, et siin on mõistlik tõesti paluda, võib-olla me esmaselt palume kirjalikku selgitused komisjonile, et mis analüüse siis tegelikult, muidu me omistame inimesele väited, mida ka teie tegite seda oletuslikult, et mida siis proua Kallas silmas pidas selle miljardite kokkuleppe puhul viimase 7 päeva jooksul ebakvaliteetseid analüüse. Aga ma annaksin nüüd sõna küsimuseks härra Allasele. Aitäh, et võib-olla härra Karp suudab selgitada veidike, et siin mõned päevad tagasi ERR-is oli selline pealkiri, et kus siis härra komisjoni esimees ütles, et Eesti Energia põlevkivijaamadest oleks võimalik saavutada Soomega sama hinnatase. Et siis ka Andrus Tureikole kuidagi mingis järgmises artiklis pandi, ma ei tea, kas pandi sõnad suhu või kuidagi paistis kuidagi nagu välja, oleks temaga seda ütelnud, et äkki te kirjeldate seda perpetuum mobilet või seda igiliikurit, et kuidas ta siis toimiks või et kuidas see hinnatase oleks võimalik saavutada, kas oleks, miks seda täna ei tehta ja kes need kulud peaks siis maksma, et mina hüppasin juba veidike vastuses nagu ette, aitäh. Suur tänu selle küsimuse eest. Kindlasti omistati Andrus Tureikole midagi, mida ta sellises mustvalges toonis välja ei öelnud. Aga tulles teie küsimuse juurde tagasi ja tasub meil minna ajas aastatesse 22, 23, 24. Eesti Energias on ka hästi palju analüütikuid, kes suudavad arvutada megavatte ja eurosid. Me tegime ka analüüsi, mis oli Eesti elektrijaama ja Balti elektrijaama panus Eesti elektri hinna kujundusse. Ehk ma räägin ajaloolistest andmetest, ehtsatest töötundidest, ehtsat võrku antud gigavattidest. Ja 24. aastal tänu nende kahe, ütleme siis nagu jaama tööle, Eesti elektri hind umbes 15 euro megavatt-tunni võrra oli väiksem kui ilma nende jaamadeta. Seega oli ühiskondlik kasu sellest circa 120 miljonit eurot. Nüüd kindlasti peale sellise analüüsi tekkisid tahtmised teha seda analüüsi veelgi paremini ja pöörata see ümber ja mõelda, et kuidas saaksime siis seda hinda Soome tasandile alla viia. Rõhutan veel kord, et kindlasti on võimalik modelleerida igasuguseid asju, kui palju tõde nad sisaldavad, see on teine asi. Kogu selle mõttekäigu kõige suurem nõrkus on see, et see on sügavalt ebaseaduslik. Ei ole olemas sellist varianti täna, kus börsiväliselt jaamad teevad tööd. Ja isegi kui jaamad nüüd teoreetiliselt ekslikult seda tööd teeksid, oleks see ka Eesti Energiale äärmiselt kahjumlik. Seega võime mõelda, jah, stsenaarium on olemas, kuid see ei ole praktikas realiseeritav, kuna meie jätkuvalt pakume oma jaamasid vastavalt börsireeglitele ega sellest liiguga kõrvale. Suur tänu. Aitäh, see on väga oluline mõttekäik, mille avas härra Allas, et ma arvan, et komisjonil oleks tõesti huvitav teada, et kui teie käsutuses on selline teoreetiline mõttekäik, et praegu on avatud ETS2 süsteemi muutmise arutelud, ka Eesti valitsus kaalub, eks ole, ETS2 süsteemi võimalikku edasilükkamist koos Poola ja Tšehhiga ja küsimus on ka kehtivas ETS-süsteemis ja selline
et ütleme, te viitasite ebaseaduslik, mis tähendab must-roll põhimõtte realiseerimine täies mahus, eks ole, juhitavate võimsuste poolt omanikult, siis kahtlemata see küsimus ongi kehtivas õiguses, millise juhissuunise annab omanik energiajulgeoleku kriisis ja milline on tegelikult kehtiv õigus, mis seda võimaldab või ettevõtted selleks kohustab. Aga see, et milline modelleeritult ka 24. aasta energiaturule hinnakujunemisele, aga seoses sellega ka siis Eesti Energia kontserni tuludele must-roll põhimõtte maksimaalne rakendamine, sellest analüüsist oleks kindlasti, nagu ka Allas viitas, komisjonil väga kasu. Me paluksime, kui on võimalik teha see kättesaadavaks juhul, kui sellisel kujul see analüüs on olemas. Ma pean vaatama, mis kujul see analüüs on olemas. Selge, väga kena. Ma olen veendunud, et teil on see analüüs tehtud, nagu te viitasite, sest ma arvan, et me peaksime siin saama ennekõike avalikust huvist lähtuvalt tõepoolest opereerida nende andmetega, aga ma esitan ühe küsimuse Uigale, see on härra Allase jätkuküsimus. Härra Uiga, et nüüd on küsimus sellest, et me palume kirjalikult proua Kallase viidet ja ma paluksin siis, et teie poolt eeldatav 14 päeva jooksul, kui me võtame siis Kliimaministeeriumi valitsuse liikmetele või osadele valitsuse liikmetele esitatud olgu nad analüütilised või memo kujul andmed, et meil oleks tõesti, ma arvan, komisjonil väga huvitav seda teada, et näha, mis siis oli nende seisukohta dünaamika. Aga nüüd ma tulen tagasi selle meretuuleparkide teema juurde. Et kas siis teie praegu tegelete meretuuleparkide uue riigiabiloa taotlemisega, nii nagu praegu selle analüüsi faasiga, et nii nagu on kinnitanud proua kliimaminister, või kuidas meil praegu on siis tegelikult selle meretuuleparkide, mis on ministeeriumi praegu nagu nii-öelda tööliinis või töövoos, mida loomulikult võivad mõjutada tulevased võimalikud poliitilised otsused, aga ma mõtlen just nimelt kehtivas baasloogikas, millega te tegelete. Just, et loomulikult me jälgime ka mis toimub koalitsiooni läbirääkimistel ja milles kokku lepitakse. Praeguses faasis on meie tööliinid järgmised. Maismaatuule osas me valmistame ette õigusaktide eelnõud, otsuste eelnõud, et need otsused saaks võtta, et maismaatuule vähempakkumised välja kuulutada. Meretuule osas selleks, et uut riigiabiluba taotleda, seda taotlust on mõistlik esitada või saabki esitada käesoleva aasta suvel, siis kui uus riigiabi raamistik on jõustunud. Euroopa Komisjon on uut välja töötamas, sest piltlikult öeldes isegi kui me täna saadaksime selle taotluse ära, nad saadaksid meile tagasi ja ütleksid, et oodake palun see uus raamistik ära, et me ei jõua teile selle ajaga enam seda luba välja anda. Nii et praegu me kaardistame siis koos arendajatega, et millised need riigiabi põhitingimused võiksid olla ja kui see uus raamistik tuleb, me vaatame üle, missuguse taotluse me saaksime sinna teha, küsime uuesti nõusoleku Vabariigi Valitsuselt, et kas me läheme seda riigiabiluba taotlemast, et tegemist on suure ressursikuluga ja seal peavad olema need põhitingimused paigas, nii nagu meil enne olid, ja siis me saame edasi minna järgmiste protsessidega. Aga jah, et praeguses faasis me tahame aru saada, et milline tulemus võimaldaks projekti kõige paremini finantseerida, loomulikult, et kuidas siis rakendada neid, kuidas hõlmata võimalikult palju neid pikaajalisi elektri otseostulepinguid, millised on need takistused, kui on võimalik neid kõrvaldada. Seda, et Eesti on väiksem riik kui Soome ja meil ei ole suurt tööstust nagu Soomes, et seda meil on raske kõrvaldada. Soomes tehaksegi tööstust vastavaid lepinguid. Nii et te tegelikult lähete meretuuleparkide oksjoniprojektiga edasi, seda modifitseerides vastavalt siis muutunud riigiabiloa keskkonnale ja tulenevalt siis Euroopa rohetööstuse plaani praktilistest initsiatiividest, mis võivad seda siis tarbija mõjutamise või turu mõjutamise osas muuta. Praegu liigume selles raamis. Selge. Ja minu küsimus nüüd on, ja siis on härra Allas, on tegelikult see, et selgitage mulle ühte asja. Et väide, mida ka mitmed valitsuse liikmed esitasid, et peeti läbirääkimisi turuosalistega. Seda ei täpsustatud, kes neid läbirääkimisi pidas, aga ma oletan, et turuosalistega, need on ennekõike ettevõtetega, kellel on meretuuleparkide asukoha nii-öelda planeeringud algatatud, kes üldse teoreetiliselt võiksid kõne alla tulla, et osalevad oksjonil, eks ole. Neid on ju mõned ettevõtted Eestis, me teame, eks ole. Siin on ju 3-4 piirkonda, kus üldse teoreetiliselt kõne alla tuleks. Ja et osad ettevõtted, ja seda ütles ka proua Alender, kinnitas seda, kui oli talle nii-öelda usaldusavaldamise arutelu,
et osad ettevõtted olid huvitatud indekseerimisest. Ja küsimus on see, et mida see indekseerimine õigupoolest siis tähendaks. Kas see tähendab siis dotatsiooni hinna sidumist mingisuguse määratud elukallidusega, mis tähendab, et selle dotatsiooni nominaalne summa, kui me eeldame, et elukallidus kasvab, suureneb ja muidugi võib juhtuda ka akadeemiline olukord, et raha hind ajas siis kallineb, et siis dotatsioon ka odavneb. Kas see on, ja mu küsimus on, et kas see indekseerimine tähendaks seda, ja teiseks, kes neid läbirääkimisi pidas, härra Uiga? Olite see teie, oli see härra Vaks, oli see keegi poliitilisel tasemel otsustaja, ja kolmandaks, et millised ettevõtjad siis palusid indekseerimist? Nii, alustan tagantpoolt, kui võib. Kui me töötame välja seaduseelnõusid ja mingit otsuste eelnõusid, siis loomulikult meil on ka kohustus ja nii me ka teeme, on konsulteerida huvigruppidega. Ja põhipartneriks on nii ettevõtted olnud ise kui ka läbi Eesti Tuuleenergia, kes neid esindab. Et me oleme nendega rääkinud. Viimased kohtumised, kus mina osalesin, on kohtumisi, kus osalen mina. Need on loomulikult avalikus registris kirjas, on kohtumised, mis tehakse töötasandil ilma minuta. Et viimane kohtumine, kus mina osalesin, oli veebruari alguses, kui ma Eesti mäletan, Tuuleenergia stasjooniga, kus olidki siis need põhiliselt meretuult arendavad ettevõtted kohal ja seal nad tutvustasid ka oma soovi või tutvustasid oma ettepanekuid, kuidas siis meretuule vähempakkumine teha nende vaates paremini finantseeritavaks. Ja üks loomulikult selline ettepanek nendelt oli ka indekseerimine sisse tuua. Nüüd, kui küsida, et mis see indekseerimine täpselt tähendab, see on asi, mis tuleb riigiabi loa raamides ära lahendada. See riigiabi luba, mis meil oli, see ei võimaldanud indekseerimist lisada. See oleks tulnud siis täiendavalt sisse tuua, see element. Ja seal on erinevad viisid. Meie nägemuses ei oleks indekseerimine mitte muutnud seda maksimaalse riigiabi mahu suurust, vaid ta oleks lihtsalt olnud selline strike price on inglise keeles. See on siis see pakkumishind, et see pakkumishind oleks olnud indekseeritud näiteks tarbijahinna Euroliidu tarbijahinna indeksiga, et siis selle võrra see pakkumishind tuleb madalam, aga see toetuse maht sellest ei muutu. Aga me oleme ka Euroopa Komisjoni käest küsinud, millised indekseerimise lahendused on ja seal on võimalik teha selliseid ühekordseid kapitalikulupõhiseid indekseerimisi ja ka opereerimiskulude põhiseid indekseerimised, et päris sellist lahendust nagu arendajad soovisid ei ole ka võimalik teha. On selline pikk vastus. Lühike vastus on, see on see soov, mida arendajad esitasid, seda soovi ei ole riigiabi loasse sisse viidud. Arusaadav, aga ma täpsustan üle, millised arendajad, te ütlesite kuskil tuuleenergia ettevõttes, kas kõik arendajad, me kõneleme praegu, olid ju, kes need olid, Ignitis, Saare, Wind, Enefit, Utilitas, ma ei tea, keegi viies veel, kes siis tegelikult nõudis seda indekseerimist? See ühise ettepanekuna tulid oli Saare Wind, Utilitas, Enefit Green, Ignitis. Ma mõtlen, kus ma unustasin kellega ära. Nii et Enefit Green ja Ignitis nõudsid indekseerimist? See oli nende ühise ettepanek läbi Tuuleenergia stasjooni. Et need olid need arendajad, kes olid seal kohtumisel juures. Nüüd meil on veel ka välisarendaja, lisaks siis Ignitisele on ka Deep Wind Offshore Norrast, kes sellel konkreetsel kohtumisel minu mäletamist mööda ei osalenud. Ma ei oska öelda, kas nemad sooviksid mitte. Ma arvan, et indekseerimise mõttes, ma ei saa omistada neile mingit arvamust. Selge, nii et tegelikult Enefit Green nõudis indekseerimist ja see on ka olemas kirjalikult taasesitataval kujul. Nad esitasid kirjaliku ettepaneku, Enefit Green väljendas seda suuliselt. Sellel kohtumisel nad väljendasid seda suuliselt, ma ei mäleta, kas nad saatsid kirjalikult ka järgi selle. Aga kes Enefit Greeni esindas, kui tohib küsida seal? Sellel konkreetsel kohtumisel oli Enefit Greeni juhatuse esimees Juhan Aguraia. Selge, väga keelega. Nüüd oli meil härra Allas ja siis on härra Võrklaev. Vabandust, härra Võrklaev, kui anname sõna, on kommentaar, mis selle küsimuste arutelu? Ja ma tahtsingi härra esimehel võib-olla kommentaari lisada, et
ka pikaaegne poliitikas olnud ja minister korduvalt, et ma ei nimetaks midagi nõudmiseks, mida huvigrupid tulevad ja nõuavad, vaid huvigrupid seisavad oma huvide eest ja loomulikult nad alati soovivad võib-olla rohkem endale kasulikke, kui lõpuks saadaks. Et minu meelest see on täiesti tavapärane sihuke läbirääkimiste ja arutelu protsess, kus nii nagu Ruiga ka selgitas, et kohustus on kaasatakse, igaüks seisab oma huvide eest, riik on lõpuks see, kes teeb otsuse ja tasakaalustab need huvid, ehk et ma kuidagi ei müstifitseeriks nüüd, et mingi ettevõte tuleb ja nõuab midagi. Et siin alkoholitootjad ka ütlesid, et aktsiisitõus pole mõistlik, jätsime ära. No ei saa öelda, et nad seda nõudsid, nad lihtsalt ütlesid, et sihukest tempos liikumine pole mõistlik, et see on et ma arvan, ei tasu kasutada nii tugevaid sõnu, sest et see võib luua natukene vale mulje, et meil riigisüsteemis minu teada ei ole võimalik erasektoril tulla ja nõuda, on võimalik teha omad ettepanekud, läbi rääkida ja siis kas ministeerium, Riigikogu arvestab neid ettepanekuid või mitte läbi siis sihukese avatud debati igaks juhuks. Aitäh. Ja, härra Allas, palun. Ja, aitäh. Et ma läheksin siiski edasi selle eelmise küsimusega, et kuidas on võimalik siis põlevkivijaamadega saavutada siis Soome hinnatase. Kõigepealt olekski härra Karbile küsimus, et palju siis umbes viimase kuul, mis on see hinnatase, millega põlevkivijaamad pääsevad turule, nii ütelda ilma siis CO-kvoodi hinnata ja koos sellega, et äkki te toote nende kahe elemendi umbes selle hinna välja, kuidas see lõpphind, millest see koosneb, palju see umbes tase on. Ma saan aru, et see sõltub ju kogustest ja tolle päeva turusituatsioonist, aga mingid vahemikud, et kuidagi meil on ühiskonnast mingi hulk inimesi, kes tahab täna jätta mulje, nagu keegi takistaks põlevkivist energia tootmist. Minu arvates on Eesti Energia püüdnud olla turul igal võimalusel, kuidas vähegi sekkuda saab vastavalt turutingimustele. Ja siis teine pool oleks härra komisjoni esimehel, et äkki te selgitate, et kuidas te oleksite siis seda soovinud saavutada seda olukorda, et läbi millise mehhanismi, et kas te soovisite siis nagu heitmekaubanduse turult lahkuda või kuidas see on võimalik ikkagi see, et põlevkivijaamadega oleks võimalik saavutada Soome hinnataset. Mis te oleksite siis, mis korraldused te oleks siis andnud Eesti Energiale? Aitäh. Et äkki sealt saaks alustada. Suur tänu selle küsimuse eest. Enefit Poweri jaoks ei tõstatu, et CO2 eraldamine hinnast. Meie jaoks on see Euroopa aluslepete kokku lepitud süsteem, millega me arvestame. Kui me vaatame meie erinevad tootmisüksuseid, siis kõige soodsam tootmisüksus on Auvere elektrijaam, mis jällegi pluss-miinus sõltuvalt hindadest 90 eurot megavatt-tunni eest pääseb turule. Tegemist on võib-olla paljudele nagu üllatava numbriga, aga ta on palju soodsam number kui mõnel gaasijaamal, kus siis gaasijaama hinnatase kuskil 120–150 eurot megavatt-tund on, sõltuvalt jällegi gaasi hinnast, mis on väga volatiilne. Auverele järgib 8. plokk, seal me räägime juba hinnatasemest, mis läheb üle 110 ja riburada tulevad siis kõik vanemad plokid kuni 180–200 eurot megavatt-tunni kohta, vanad tolmpõletusplokid, mis saavad aastas tööd 60–70 tundi. Nüüd, kui me selle Auvere hinna nagu 8 lööme, siis jällegi üle pöidla kuskil 35–40 on siis kütuse hind ja ülejäänud on siis CO2 mõju. Ja väike lisaküsimus, et ja mida te tol hetkel siis kütuseks kasutate, kui Auveres 190 eurot megavatti suudate turule pakkuda? Aitäh. Meie huvi on loomulikult kasutada erinevaid kütusekomponente. Auvere tavaliselt töötab 3 komponendi koosmõjul: põlekivi, siis on õlitööstusest tekkiv uttegaas ja väiksemas ulatuses puitbiomass. Põlekivi komponenti me tavalisti alla 50% lasta ei saa, see on tehnoloogilised piirangud.
aga juhime seda elektrijaama ikka sedasi, et vähemalt 40-45% oleks alternatiivne kütus, mis võimaldab siis seda hinda ka sellisel tasandil hoida. Härra Allas, detsembrikuu lõpul hoiatasin ma tõepoolest valitsust, et meid ähvardab tegelikult seoses Estlink 2 purunemisega, aga ka puht objektiivselt desünkroniseerimisega seoses Poola-Leedu läbilaskevõimsuse ahenemisega ähvardab elektrienergia hinnašokk. Tõesti, valitsuse analüütiline hinnang oli teistsugune. Öeldi, et prognoositakse 1,4 euro või tähendab 1,4 sendist kilovati hinna tõusu. Kahjuks minu hoiatus hinnašokist osutus paika pidavaks. Me näeme tegelikult oli 24. veebruari seisuga paar päeva enne oli see keskmine hinna tase meil üle 150 euro megavatist, see tähendab tegelikkuses tõusnud üle 50%. Ja selles olukorras, erakorralises elektrienergia hinnašoki olukorras, mis tegelikkuses ka veebruarikuu vaatega andis kaasa väga suure mõju meie inflatsiooni tasemel, et me kahjuks Euroopa Liidu tasemel olime jälle ka muu hulgas lisaks maksutõusudele elektrienergia hüppelise hinnaga olime Euroopa Liidu kõige suurema inflatsiooniga, oli minu soovitus detsembrikuu lõpust, kui diagnoos paika panna, oli rakendada tõepoolest valitsusel selles energiajulgeoleku ja defitsiidi olukorras elektrienergiale must-roll põhimõtet. See oleks eeldanud loomulikult selles energiajulgeoleku olukorras ka õigusaktide korrigeerimist enesestmõistetavalt selle aja jooksul. Ja see must-roll põhimõte oleks tähendanud kindlasti taktikalises mõttes kasumi vähenemist, mis puudutab Enefiti, see on õige, ütleme, aga see oleks tähendanud turul, arvestades seda, et need hinnahüpped, mis üles tulid tegelikkuses üsnagi väikse mahuga pakkumiste pealt, kui me vaatame veebruarikuu börsihinna dünaamikat, kokku oli veebruarikuul suurusjärgus 0,7 teravatti oli Eesti sisetarbimine. Rauiga oskab ka täpsustada seda, et Eesti sisetarbimise indikaatorit. Ja see tegelikkuses oleks tähendanud oluliselt madalamat elektrienergia hinda, mis oleks olnud võrreldav Soome hinnatasemega. Ja nii nagu ma lugesin härra Tureiko kommentaarist, härra Tureiko loomulikult korrektselt möönis, et see ei ole mitte ettevõtte otsus turuloogikas, vaid see saab olla omaniku ja regulatiivne otsus, et niisugust meetodit rakendada. Ja see oleks olnud mõeldav stsenaarium. Aga kahtlemata oleks see tähendanud teatud taastuvenergia ettevõtetele selle börsi dünaamikas kasumlikkuse vähenemist ja ilmselt see oli siis ebamugav asjaolu, mida ka turul tuleb arvestada loomulikult turu reguleerimise arvestuses. Aga mul oleks härra Uigale küsimus ja siis härra Võrklaev. Kommentaar tegelikult härra esimehele vahele, et me räägime siin mingist suurest hoiatusest detsembri lõpus ja suurest hinnašokist veebruarikuus. Et ma ei tea, mis hinnašokist me räägime, et tõesti hinnad külmal ajal kipuvad börsihinnad kõrgeks minema, seda inimesed saavadki kas kasutades fikseeritud paketti või juhtides oma tarbimist, saavad mõnevõrra mõjutada, kellegile meile ei meeldi kõrged elektrihinnad. Aga ma tuletaks meelde, et ma vaatan siin veebruari keskmist börsihinda, siin spetsialistid teavad võib-olla kindlasti paremini, kui ma ütlevad, kui ma eksin, aga mina näen, et veebruari keskmine hind oli 18,5 senti kilovatt-tunni kohta koos käibemaksuga ja nüüd ma meenutan, et härra esimees, kui meil oli siin see suurepärane universaalelekter, mida Isamaa ajas ja teie, siis see universaalelekter oli 19 senti kopikatega koos käibemaksuga hind, öelge, kui ma eksin, aga see oli kõrgem, kui nüüd te räägite praegu siin mingist suurest hinnašokist ja võtame kõrvale või jaanuar 11 senti keskmine hind ja märtsi keskmine näitab praegu 10,36. Ehk et elektri hind talvisel ajal on meil kõrgem, Estlink purunemine kindlasti teatud mõjutused tõi, aga mingist hinnašokist rääkida on ikkagi natukene palju ja me näeme, nii kui paistab päike, nii kui puhub tuul, ehk meil on piisavalt taastuvat energiat, tuleb elektri hind alla, aga ma arvan, et me ei peaks siin kasutama selliseid ülivõrdeid, mis tegelikult ei vasta tõele. Meenutame, universaalelekter, Isamaa suur idee, oli kallim kui praegu teie viidatud elektrišokk. Selle sama asja kohta lihtsalt, et
tegelikult sooviks arvutust, et Eesti rahvas vast ikka väärib seda, et kui selline väide öeldakse ja see ka Rahvusringhäälingus korduvalt öeldakse maha, et palju selleks maksma läinud siis Eesti Energiale, et seda hinnataset saavutada. Palju selleks maksma läinud, et tollel päeval minu teada oli, kui see artikkel tuli, oli umbes 4 senti vist või 4,5 senti oli see Soome hind. Et kui palju, kui oleks tahtnud Eestis pakkuda sama hinnaga, et kui palju see ühel päeval juba oleks tulnud nii ütelda peale maksta ja nii ütelda kasumist, mida nagu ei teki siis sellel juhul minu arust. Mul on väga raske kommenteerida ebaseaduslikku mõttemaailma, seega ma jätan selle vastuse andmata. Ja, loomulikult me palume, nagu härra Allas küsis, et seda, et kui selle must-roll põhimõtet oleks rakendatud, ega siis seadusandja teebki seadusi ja määrab need seadusandja tegevusseaduste muutmisel ei ole ebaseaduslikkuse seadustamine, vaid seaduslikkuse muutmine. Aga see, mis puudutab nüüd küsimust, et ma korrigeerin ära, et tal olla see väite mõttekäik, et minu mõttekäik oli, et must-roll põhimõtte rakendamine oleks efektiivselt tähendanud sama suurusjärku, mis Soome hinnapiirkonnas, mitte et Soome hinnaga elektrit pakkuda. Et meil praegu, ja härra Võrklaevale osundus oli selle kohta, et kas me võime kõneleda selle hinna puhul, et kas see oli nii-öelda hinnašokk või ei olnud, kui tõusis võrreldes jaanuariga 50%, see ongi tegelikult subjektiivse hinnangu küsimus, kahtlemata. Fakt on see, et see tähendas meile Euroopa Liidu kõrgemat inflatsiooni veebruaris. Nüüd see, mis puudutab, härra Uiga, me läheksime edasi meretuuleparkide loogikaga. Et ma saan aru, et valitsus siis, et te ütlesite, et indekseerimine ei tähenda tegelikkuses seda, et hind oleks tähendab, et kokku ettevõtjatele laekuks rohkem raha, nominaalrahas. Aga ettevõtjatele see oleks soodsam. Muidu ettevõtjad terve mõistuse järgi ja ma ütlengi siin, et ma ei tea, kes nõudis või nõudmata jättis seda, me saame siis, ma saan aru, Uiga esitab selle kohta kirja, et selle, kui see on olemas kirjalikult taas esitatavalt, see Enefit Greeni ja teiste ettevõtjate, ütleme siis, nimetame seda siis sulnimalt palveks, aga tõsi on see, et valitsuse liikmed ka pärast kommenteerisid 3 erineval põhjusel, miks loobuti 3 partei esimehe energiakokkuleppest. Üks põhjendus oli see, et tulemas on Euroopa tööstusleppe. Selle koha pealt juhtis tähelepanu härra Hamburg, et see on meie siseriiklikud pädevused, aga võimalik, et mingeid nüansse on. Teine põhjus öeldi seda, et ettevõtjatel oli ootus indekseerimisele. See oli täiesti valitsuse liikmete poolt välja öeldud, nii et selles mõttes, kas oli mõjutu nõudmine või mõjutu või palve, aga igal fakt oli see oli asjaolu, mis tingis ka selle meretuuleparkide projekti, nagu me oleme nüüd ühiselt aru saanud, mitte lõpetamise projektina, vaid tegelikult uues formaadis edasiliikumise ettevalmistamise on korrektne öelda. Ja kolmas põhjus, mis ütles välja proua Kallas, mille osas me saame selgust, et numbrid olid valed, et seetõttu oli ebakvaliteetne analüütiline baas otsuse tegemiseks. Ja nüüd on minu küsimus, tähendab härra Uiga, et milline siis see indekseerimise mudel, mida, kui üldse arutada, et minna indekseerimist, ütlesite, milline see siis oleks, näeks välja. Et praegu on jutt olnud näiteks 65 eurost, eks ole, ja kes pakub alla poole selle, oli, eks ole, selle megavatti peale. Et oksjon leiaks ju aset, eks ole, vähem pakkumine, milline pakkuja suudab pakkuda madalama dotatsiooniga seda elektrienergia hinda siis meretuulepargi puhul, eks ole. Milline siis oleks see tarbija hinnaga või elukallidusega seotud vähem pakkumine? Selgitage seda mõttekäiku, et kui te ütlete, et see summa 2,6 miljardit jääb samaks. Härra Allas küsisin selle summa 2,6 miljardit eurot kohta, et kuidas see siis formeerub sinna, kas ta lihtsalt aastate lõikes jaguneks ümber või? Jaa, aitäh. Ma proovin seda. Tooge numbriline näide näiteks, et ütleme, üks oleks mehaanilist, ma saan nominaalselt sama, mida makstakse 20 aasta jooksul, oletame, et see on 65 eurot, mis oli arvestuslik alus, eks ole, võib-olla ta on madalam, kui on pakkuja suuteline madalamalt pakkuda, aga milline ta oleks siis elukallidusega seotud?
Oletame, et siis on esimene 0 aasta kõik teevad pakkumised, on 65 eurot ja 1 sent on megavatt, eks ole, kuidas siis ta hakkaks ujuma? Ja, kohe jõuame selle. Ma ütleks ka üle, et siin ettevõtjad on teinud siis ettepanekuid, kuidas projekt oleks paremini finantseeritav, et ma vähemalt seda ütlesin niipidi mina, et kas seal on mingeid muid asju omistada neile, et ootused, nõudmised, et siis seda saab teistmoodi käsitleda, et minu vaatest ongi erinevad ettepanekud ja ootused, mis on meile, siis me nende raamis töötame ja võtame vastavad otsused õigelt instantsilt, kaasa arvatud Riigikogult, kui on tegemist seaduse muudatustega. Nii, ja see toetus toimib vähempakkumise põhiselt. Nüüd on seal 2 elementi. Üks on see pakkumishind ja teine on siis maksimaalne toetuse määr. Et võtame näiteks meretuulepargi puhul, et kui meretuulepargi arendaja pakub näiteks, võtame ümmarguse numbri, näiteks 100 eurot megavatt-tunnist selleks pakkumishinnaks ja elektribörsi hind on 30 eurot megavatt-tunnist, siis ta saab maksimaalselt 65 eurot megavatt-tunnist, mitte 70 eurot megavatt-tunnist. Kui börsi hind on 50 eurot megavatt-tunnist sel ajal, kui ta toodab, siis ta saab 50, et ta ei saa rohkem. Et see on see loogika, sellepärast see 65 ongi selle jaoks, et kui ütleme, et see pakkumine tuleks näiteks 150 eurot megavatt-tunnist pakkumishind ja börsil on hinnad seal 70 kandis, et siis saaks kogu aeg selle maksimumi kätte või isegi rohkem, et siis see 65 on selline piiraja, et toetuse mahtu piirata. Nüüd indekseerimise osas, jällegi seda indekseerimise mudeli otsust ei ole tehtud, et seal on erinevaid lähenemisi, kõik ootused ja soovid ei ole ka Euroopa Liidu raamistiku kooskõlas, sellepärast me Euroopa Komisjoniga ka sellest räägimegi. Euroopa Komisjon ütleb, et on mitu varianti, või 2 varianti, et üks on see, et ühekordne pakkumisena indekseerimine siis eeldusel, et kapitalikulud muutuvad, ütleme, et kui sul on selle pargi rajamiseks on 8 aastat aega näiteks, et siis loomulikult ju midagi muutub, et siis seda riski maha võtta, et see pakkumishind saaks madalam tulla, et siis selle võrra saab teha teatud indekseerimise. See ei ole nüüd 100% sellest pakkumishinnast, aga mingis mahus. Teine variant on opereerimiskulud, mis siis on hinnanguliselt seal 30% sellest pakkumishinnast äkki, kui ma õigesti mäletan neid proportsioone, õigesti väljendan neid. Et ka nende puhul on võimalik indekseerimist teha ja selle indekseerimise puhul on siis võimalik kindlasti mitu lahendust, et me indekseerime ka seda 65 eurost seda toetuse koridori või see jääb samaks, et indekseeritakse ainult seda pakkumishinda, aga see 65 eurot megavatt-tunnist jääb samaks. Et meie nägemuses see 65 eurot jääks paika ja indekseeritakse ainult pakkumishinda, juhul kui selline lahendus valitakse. Nüüd, kas kellelgi on ootusi, et indekseeritakse seda 65 eurot megavatt-tunnist, see on juba eraldi küsimus ja siis sellisel juhul ei kehtiks enam see maksimum 2,6 miljardit eurot, vaid oleks juba mingi muu number. Jah, seal on kõike diskonteerida ja viimasel aastal makstav summa on nagu rahaliselt väiksem tänases vääringus. Aru saada, aga väike täpsustus küll. Hästi, kui 65 eurot ei indekseeritaks, aga indekseeritakse, oletame ettevõte ütleb, et tema vähempakkumise summa seal tänas nominaalrahas on, ütleme, ta võib 45-ga tootma, ütleme see, eks ole, siis, ja seda indekseerida. Aga siis see ikkagi on nominaalrahas toob kaasa suurema raha kui mitte indekseerituna, mis on terve mõistuslik, muidu ettevõtted ju seda oma investeerimisloogika järgi ei taotlekski, et saada majanduslikku kindlust oma investeeringu ja kapitali tootlusele. On mu mõte kõik korrektne? Jah, tähendab 45-ga... No, ma ütlesin suvalise nominaalnumbri, võtsin välja, mis on alla poole 65. Jah, et see indekseerimine lihtsalt tähendaks seda, et nad saavad selle pakkumishinna teha madalama, kuna nad teavad, et see siis läheb elukallidusega järgi. Muidu nad teevad ise mingisuguse indeksi prognoosi järgi, toovad selle pakkumishinna tänasesse päeva, et nad teevad selle indekseerimise ise ära. Et see on üks indekseerimise variant, mis ei muuda toetuse kogu maksimaalset mahtu. Ja see pakkumishind, mida kõrgem see on, seda suurema tõenäosusega see maksimumsumma välja makstakse. Et see on see loogika. Kui keegi pakub 150 näiteks, siis makstakse see 65 eurot megavatt-tunnist palju suurema tõenäosusega välja, kui ta tuleb kui ta tuleb 100 eurot megavatt-tunnist pakkumisega. Nii, aga nüüd oli proua Poolamets ja siis härra Allas. Ja te siin pisendate, toon näitena, et tuulepargi
toetusi maksate, maismaa tuulepargi toetusi maksite kõigest 20 eurot megavati eest, aga see kokku tegi 2023. aastal toetuseks ligi 75 miljonit eurot, et need numbrid ei ole väiksed. Aga küsimus, et kui te nüüd hakkate meretuuleparkide toetusi indekseerima, et kas siis maismaa tuuleparkide arendajatel ei tekiks samasugused õigustatud ootused, et ka neid toetusi indekseeritakse, aitäh? Tagantpoolt alustades, maismaatuule osas meil ei ole olnud plaani indekseerida. Erinevaid ootusi toetusmahtude suurendamisele kindlasti võib olla. Ka maismaatuule osas kasutatav raamistik, üldine grupierandi määrus, mis Euroopa Liidus võimaldab ilma riigiabi loata anda toetust, minu teada ei võimalda ka sellist indekseerimist teha. Ja lihtsalt repliigi korras toetuse maht 2023, et need varasemate aastate toetused on kujunenud möödunud toetusskeemide tulemusena, et meil oli kunagi ka selline ühetaoline toetusskeem, et kõik said 53,7 eurot megavatt-tunnist toetust iga toodetud megavatt-tunni eest. Et nende osas siis need projektid hakkavad järjest siis lõppema, et nende toetuse alune periood 12 aastat hakkab täis saama. Et see, mis on vana maht, seal ongi teistsugused toetuse mahud, ja vähempakkumise põhistel praeguste elektrienergia hindadega on pigem, kui on vähempakkumisega tulnud tuulepark, siis kui meil hind ei ole soodne, siis nad ei saa ka toetust. Et see vähempakkumise põhine tagab selle, et meil see hinnavõit tuleks, et siis muidu meil ei maksa taastada tasu. Härra Allas, palun. Aitäh. Et üks asi, mis nagu energiamajanduses väga muret teeb, on ikkagi see, et see ENMAK, et see energiamajanduse arengukava nagu ei saa valmis, et tegelikult peaks selle nagu lõplikult ikka arvutust ära tegema. Minust energia ei ole selline asi, mida ei ole võimalik arvutada. No seal saab kindlasti lähenema peab prognooside kaudu, stsenaariumite kaudu, aga need stsenaariumid erinevateks juhtudeks peaks olema kirjeldatav. Ja siit minu küsimus ongi see, et minule isiklikult väga meeldib võimalikult odav ja loomulikult ka siis võimalikult roheline energia ja nagu me näeme naabrit Rootsil, siis see reaalselt täna toimib. Olen jälginud siin viimased paar kuud, et enam-vähem 3 jaotub see energiaportfell, tuul, tuum ja siis hüdro. Ja et kui tuult ei ole, siis keeratakse kraani hüdro lahti ja vastupidi. Et kui on rohkem tuult, siis on tuult palju. Seal on näiteks 12 000 megavatti on reaalselt võimalik tuuleenergiat toota. Minu küsimus on see, et kas te olete ka nüüd selle ENMAK-i koostamise raames arvutanud, et palju siis, kas naaberriigid Soome ja Rootsi on tuumaenergiale mingit dotatsiooni pakkunud ja mis võiks olla see Eesti praeguses mudelis, nagu me mingi kavatsus on? Minul ei ole näiteks tuumaenergia vastu midagi, et palju siis tegelikult sellises 600 megavatti võimsusega tuumaenergia vajaks riigi dotatsiooni tervikpildis, et siis kõik need ladestused ja kõik oleks sinna sisse arvutatud. Aitäh. 1 kilovatti või mingi ühiku kohta. Aitäh. Aitäh. Jah, see meie naabrite Soome ja Rootsi energiaportfell ja Norra ka, et seal on hüdroenergiat, seal on tuumaenergiat, mis on rajatud ka aastakümneid tagasi, et siis selle võrra need kapitalikulud on juba tagasi teeninud ja nende pakkumishind börsile saab olla madalam, et nad teevad küll renoveerimist kõike muud, aga nad ei pea finantseerima selle rajamist. Hüdroenergiat loomulikult meil ka ei ole praktiliselt, et tõsi, Narva jões seda on, aga seda toodangut me endale ei saa. Et meie variant praeguses raamis ongi teha tuule- ja päikseenergiat koos salvestusega, et saada hindu nendel tundidel, kus meil on tuult ja päikest võimalikult madalaks, võimalikult seal Soomega samale tasemele, loomulikult hoida alles juhitavaid võimsusi, rajada neid juurde. Tuumaenergia osas on Riigikogu võtnud otsuse, et meie ministeerium töötaks välja seaduseelnõu, et see aken või uks, kuidas piltlikult väljendada, avatuna hoida. Eesti praegu, täna ja homme ei saa tuumariigiks saada, et meil on vaja selleks palju tööd enne teha ja need tehnoloogiad, need väike moodulreaktorid või need Soomes rajatavad suured tuumajaamad meie süsteemi ei sobi, et need
need ei ole ka nendes riikides, kelle tehnoloogiaid me kasutada tahaksime ja saaksime, ei ole ka veel uuena valminud. Et seal on kõige rohkem tuuakse näiteks Kanadas, Ontario provintsis asuvat ehitust, et seda siis 28 või 29 see peaks saama avatud. Et siis me saame, kui need esimesed projektid nendes riikides, kelle tehnoloogiat me saaksime, tahaksime kasutada, et kui need projektid valmis saavad, siis me näeme ka ära, mis on see tegelik projekti kapitalikulu, ehk siis see investeeringu maksumus on see põhiline elektrienergia väljundhinna tekitaja selliste projektide puhul. Ja siis me saame ka näha, et kui kallis või soodne see tuumaenergia Eesti jaoks on. Senikaua me liigume edasi selliste võimaluste avatuna hoidmisega, sest et juhul, kui me tahaksime, ma ei tea, avastaksime 2034 näiteks, et me 35 tahaksime tuumajaama rajada, et siis on juba natukene hilja, et me praegu tegeleme siis selliste ettevõtete tegevustega. Otsust tuumaenergia toetamiseks, toetusskeemi jaoks ei ole tehtud. Ma saan aru, et läbi meedia on tulnud indikatsioone, aga jah, mul ei ole sellist ametlikku ettepanekut tulnud, ei ole ka konkreetset projekti veel, et selge. Härra Karvil repliik, härra Hamburgil on siis täiendus või repliik või tähelepanu juhtum. Kui me räägime tuumaenergiast, ma soovitan väga soojalt vaadata viimast Soome energiavõtte Fortumi investoresitlust, kus on kirjas tuumaenergia omahind, mis on 143 eurot megavatt-tund ja Soomes realiseeritud hind, mis on kuskil 45 eurot. Ma arvan, et need kaks numbrit annavad teile vastuse. Suur tänu. Härra Hamburg. Aitäh. Kuna jutt läks ENMAK-i peal natukene laiemaks, et mul on 3 mõtet või soovitust. Esimene on see, et kuna see energeetika on läinud praegult, ükskõik kuidas seda nimetada, aga arusaamatuks, ütleb viisakalt, et esimene asi peaks kuidagi saama usalduse taastatud nende otsustajate suhtes ja teine on siis nende otsuste usaldatavus. Et kõik need selgitused, mis on senini olnud, ajavad selle asja täiesti, eks ole, sassi. Järgmine, teine soovitus on see, et elektroenergeetikas on põhimõte varustuskindlus, hind ja kliimamõjud, et püüame nüüd nagu ikkagi selle järgi edasi minna. Kui me ENMAK-ist räägime, siis ENMAK-i üldeesmärk on, kirjutasin ta üles, et Eestis on kindel kliimapoliitika eesmärkidega kooskõlastatud energiamajandus. Ärme võtame ühte kolmnurga tippu, räägime kõikidest kolmnurga tippudest. Ja kolmas on siis, et elektrisüsteemi, mida on ka väga palju räägitud, riigikontrolör, et elektrisüsteemi tuleb käsitleda üldse tervikuna. See tähendab seda, et tootmine peab olema, tootmine jaguneb 8, ühed on baastootmine, teine on siis kõik sageduse reservid, kõik see. Ja igal juhul, eks ole, meil ilmastikus sõltuvat tootmist tuleb juurde ja võib-olla peaks võtma üldse sellise põhimõtte, et ei ole mõtet rääkida tuulest päikesest, kui salvestust ei ole. Salvestuse praegune rõhk on nagu läinud rohkem, et me teeme akusid, aga akud on maksimum 3-4 tundi, me peame rääkima ikkagi keskpikast salvestusest ja sealt minema edasi. Ja viimane on see, et kõikidele investoritele peavad olema võrdsed tingimused. Kui me tuulele loome mingid tingimused, siis see ju eeldab seda, et kõikidele tulevad tingimused luua. Ja teine on see, et ärme ütleme ette, et mida tohib ja mida ei tohi, arendame energiamajandustehnoloogia neutraalset, siis me saame teha valiku pakkumistes. Aitäh. Repliik või küsimus, härra Alla? Väike repliik, et härra Hamburg, et aga mis on teie arvutuses tuumaenergia omahind või ütleme, millega saab selle turule tulla? Mis oleks reaalne Eestis mingi, tänasel päeval, kui reaalselt meil saaks täna see asi valmis ja mis ta oleks 15 aasta pärast? Aitäh. Mul on seda väga raske öelda, ma ei ole seda arvutanud, ma lihtsalt opereerin nende numbritega, mis on läbi käinud, et 85 euri megavatt-tund. Aga kõik see lähtub sellest, mitu töötundi saab olema, eks ole, kui suur on meie turupiirkond, kui palju tuleb naabritel, ka ENMAK tuleb koos kõlastada või koos teha kõikide Soome ja Balti riikidega. Härra Rosinal on repliik. Kuidas see jutt läheb sinna elektri hinna peale jälle, et elektri hind on ainult üks komponent.
ja igasuguseid asju me saame teha kallimaks või odavamaks, piltlikult öeldes igasuguste subsideerimistega. Et kõige õigem on, kui lähenetakse kõikidele tehnoloogiatele ühtemoodi. Sisuliselt täna nii-öelda tuulejaamad, päikesejaamad on tasuvad tehnoloogiad. Neid täna on isegi salvestustehnoloogiad sellised, kui neid kombineerida kokku päikese või tuulega, saab jätkuvalt seda tasuvana hoida nii-öelda. Ehk siis minu küsimus on nagu, et miks te keskendute selle elektri hinnale, et küll tuuakse ära, et 140 eurot on tuumaenergia, võtan siit samast Nuclear Energy Agency nii-öelda selle lahti, vaatan, et oi, et aga siin on hoopis väiksemad numbrid, et mis on siis see õige, et mis me sinna siis juurde arvestame, et kui me arvestame nii-öelda tuumaenergeetikal ka kogu selle tekkivad jäägid, no arvestame siis tuulel ka täpselt samamoodi selle ringmajanduse hinna sinna otsa. Et ei ole vaja vehkida erinevate mingisuguste numbritega, mis ei oma tegelikult absoluutselt mingisugust tähtsust. Aitäh! Arusaadav, härra Brosin oli tegelikult retooriline tähelepanu juhtimine siis ütleme meile, kes me sõna võtsime siin, et tähelepanekuid tegime. Aga mul härra Uigaks niisugune põhimõtte baasküsimus. Härra Hamburg kõneles siin usaldusest, et nende vaadates seda pikka ja konarlikku ja piinlikku otsustamist, siis taastada kõigepealt usaldus ja teha ära energiamajanduse arengukava. Nüüd meil on nagu kuidagi on valitud, ma saan aru, et meretuuleparkidega minnakse edasi, tõsi küll modifitseeritumal kujul, arvestades rohkem siis nende arendajate ootusi, mis puudutab seda siis diskonteerimist. Nüüd, ja samas need suured otsused on nagu tundub ära tehtud enne, kui energiamajanduse arengukava on ühiskonnas minimaalsel dialoogi tasemel läbi arutatud ekspertide, ettevõtlusorganisatsioonidega, sealhulgas ka parlamendis läbinud kuulamised. Ja mul on küsimus teile nüüd, härra Uiga, kas te olete aru saanud, et 3 nädalat tagasi pärast seda 3 parteijuhi telefoni teel tehtud kokkulepet kirjutas proua Kristina Kallas, et Eesti energeetika pikk plaan on nüüd lukus. See on nüüd valmis. Ja möödus 2 nädalat, vähemalt see meretuuleparkide element toppas, nagu me saame aru, et ei topanud mitte strateegilises mõttes, vaid pigem pandi pausile selleks, et selle kvaliteeti viimistleda, nii-öelda, või võtta uusi sisendeid. Ja nüüd eelmisel esmaspäeval tegi peaminister Kristen Michal uue avalduse, et pärast seda, kui valitsus oli lagunenud esmaspäeval, ütles peaminister, et nüüd on paigas Eesti energeetika pikk plaan. Ja minu küsimus on, et kas peaministri kõneletud eelmisel esmaspäeval, mida ka Reformierakond siis reklaamis, sotsiaalmeedias mul muud ei tule ette, kui peaminister ütleb, et nüüd eelmist esmaspäevast on energeetika pikk plaan valmis. Ja see pikk plaan, milles kõneles 3 nädalat tagasi proua Kristina Kallas, kas see on sama plaan? Ja kas te olete teadlik, mis plaani silmas peetakse ja kas te viite nüüd seda ellu? Me saaksime aru nagu baasloogikast, mille alusel riigi juhtimine praegu käib nii olulistes elulistes küsimuses nagu energiainfrastruktuur. Meie viime oma tegevusi vastavalt kokkulepitule ellu, vastavalt valitsuse otsustele, meie ministri suunistele, vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Nüüd, mis konkreetseid plaane, konkreetsed isikud on viidanud, et me peame siis nagu nende käest üle küsima, et mis detailsuse astmes, et osalt räägitakse ka energeetika sellisest suurest plaanist ainult elektri kontekstis, et ENMAK keskendub laiemalt, seal on ka näiteks soojuse juures, aga see ongi sellise teema lihtsustamiseks, et siin ongi hästi palju nüansse, on erinevaid, on isegi eraldi, iga doktoritöö võib olla üks nagu nüanss sellest energiamajandusest, et see on see raam, milles me tegutseme ja mina usun, et meil on väga head suunad ja suundumused ees, et meil on kehtiv energiamajanduse arengukava juba olemas, et
et meie energiasüsteemi peab moderniseerima, sõltumata sellest, milline eelistus selle ütleme, tootmisviiside osas on. Et Lauri Karp võib öelda, kuidas ka põlevkivielektrijaamad, neid tuleb renoveerida, neid tuleb uuendada, nad ei teeni väga palju turult. Me tahame soodsat elektrit, siis me peame praegu saame rajada tuult, päikest, salvestust. Tulevikus võib olla meile lahendus tuumaenergia, sõltub sellest, mis see tegelikult maksma hakkab. Seda me saame näha tulevikus, mis need projektid maksavad. Et nende võimaluste ja raamide ja suundumuste piires me tegutseme. No minu meelest ma ei tahagi teid süüdistada ja sõnu suhu panna, aga kui siin kõneletakse erinevatest nurkadest, nii-öelda sellest pikaajalise plaani olemasolust, siis samal ajal energiamajandusega arengukava alles töötatakse välja ja te ise ütlete välja, et siis tegelikult mingis energiatootmise viisis palju see maksma läheb, kas seda on mõistlik teha, tehakse subsideeritud, mitte subsideeritud, selles on tegelikult veel valikute koht, siis ma pean tunnistama, et me oleme pigem täielikus pudrus ja kaoses, aga see on mu isiklik seisukoht ja ma ei võta siin, see on nagu subjektiivne vaade. Minu küsimus teile, härra Uiga, on, kas teie juhised, mis teie olete saanud riigipoliitilist juhtkonnalt, on ikkagi sellised, et energiamajandus arengukavas jätkatakse eesmärgiga taastuvenergia tootmine 100% sisetarbimise mahus saavutada aastaks 2030. Kas see on endiselt baas eesmärk lähtekoht? See konkreetne eesmärk on energiamajanduse korralduse seaduses ja senikaua, kuni see seadus kehtib, siis senikaua me sellest ka lähtume. Ja teine küsimus puudutab seda, et kui nüüd vaadata Kliimaministeeriumi vaates, kas Kliimaministeerium, teie, näete vajadust ka Eesti energiajulgeoleku huvides, et loobuda sellest visioonist, mis on kliimaseaduses kirjutatud, et põlevkivienergeetika sulgeda, nagu on kliimaseaduse eelnõus kirjas, vaid tegelikkuses energiajulgeoleku huvides algatada Euroopa Komisjoni tasemel ETS-süsteemi muutmine, mis võimaldaks meil oma rahvusliku ressursipõhise juhitava energiatootmisega jätkata või niisugust seisukohta teil ei ole? Emissioonikaubandus siis ei ole otseselt energeetika portfellis, et siis selle osas... Aga see on olemuselt seotud, olete nõus? Ta on seotud loomulikult, jah, et siis selle osas peabki seisukoha kujundama. Meie senine seisukoht või teadmine on, et sellest ei saa niimoodi väljuda ega selliseid erandeid saada. Minu küsimus oli selles, et praegu käib ju poleemika. ETS2 koha pealt on Eesti väljendanud vähemalt avalikult, ma olen lugenud valmidust kaaluda koos Poola ja Tšehhiga selle edasi lükkamist mingisuguseks ajaks seoses energiadefitsiidi ja kriisiga. Ja mu küsimus oli, et kas, me räägi kehtivast õigusest, küsimus on selles, et milline on meie intentsioon, milline on meie energiapoliitiline kavatsus, et kas valitsus leiab, et ETS-süsteem võiks jääda nii, nagu ta on, või ta kavandab mingisugust muudatust ja te saate ainult öelda loomulikult, kas te olete sisendi selle kohta saanud või ei ole saanud. Et kui te ei ole saanud, siis eeldus on, et kehtiv ETS-süsteem funktsioneerib nii, nagu ta funktsioneerima on loodud ka Eesti turul. Jah, see praegu meie lähtume oma tegevustes sellest, et emissioonikaubandus-süsteem kehtib ja suunab meid oma energiasüsteemi tuleviku kindlaks muutma läbi siis selle emissioonikaubandusses CO2 kvoodi hinna. Härra Argo Rosina repliik ja siis on, ma arvan, juba üks viimast küsimusi on siis härra Võrklaeval või repliik. Et me teame ju kõik, et Ameerika loobub sellest süsteemist põhimõtteliselt ja täna saame ka kindlalt väita seda ju, et elektrihinnad ja terviksüsteemi või lõpptarbija elektrihinnad on ka ju tegelikult Hiinas ja suuremates majanduspiirkondades nii-öelda USAs 2-3 korda odavamad. Minu küsimus on hoopis selline, et kas selliseid algatusi on juba tehtud erinevate riikide poolt, et loobuda või leevendada seda ETS-süsteemi? See, ma arvan, on küsimus härra Uigale, kui härra Uiga on informeeritud, oskab ta lühidalt vastata härra Rosinale siis, jah? Ja mul sellist infot käepärast ei ole. Kunagi on käinud meediast mingid artikleid läbi, aga viimast seisu ma kindlasti ei tea. Aga küll me teame kindlalt, härra Rosin, et Eesti see riik ei ole, nagu ma sain aru, härra Uiga, eks ole. Meie niisugust ettepanekut ei kavatse. Või vähemalt te ei ole saanud poliitilisel tasemel sisendit selle kohta. Praegusel ajal ma ei tea, et emissioonikaubanduse siis nii-öelda ETS1 reformi oleks kavas. Jah.
Härra Võrklaev. Ja ma lihtsalt tahtsin siin selle CO2 ETS-i väljumise entusiasmi kõrval, mida esimees siin väljendab, ka viidata sellele, et tegelikult need 100 miljonid tulu, mis tuleb sealt CO2 süsteemist, see on samuti meil eelarve raha, selle eest me teeme nii energeetika investeeringuid kui neid investeeringuid, et soojustada siin kortermaju, ehk et inimeste elukeskkond paraneb, elektriarved lähevad alla, avalikke hooneid korda teha, jälle siis soojem, väiksemad arved ja nii edasi. Ehk et see on ka see, mille eest me ehitame seda nii-öelda puhtamat keskkonda. Ehk et ka ETS2 edasilükkamine tähendab seda, et see Euroopa Sotsiaalfond või kuidas see täpne, mis ta nimi oli, et neid tulusid meil ka ei tule, mis olid just mõeldud siis selle võib-olla nõrgema ühiskonna osa kaasa aitamiseks, ehk et nende kodusid korda teha ja energiaarveid vähendada, ehk et sellel asjal on ka väga tugev teine eelarve mõju, negatiivne. Nii, nüüd on härra Rosina nii-öelda mõttekäik, palun. Järjest huvitavamaks läheb, et tuleb välja, et riik on parem majandaja kui inimene ise. Ma ei ole seda öelnud, ei ole mõtet sõnu suu panna, eks? Aga see täpselt niimoodi ju jäi kõlama. Selles mõttes, et korjame erinevate maksude näol ettevõtetelt ja nii edasi raha kokku ja siis paneme sinna, kus me arvame, et ta on väga õige panna. Tegelikult võib-olla on need prioriteedid erinevates kohtades erinevatel ettevõtetel. Võib-olla see läbi selle konkurentsivõime ja nii edasi, mis täna saab nii-öelda väikeid kodaratesse, oleks see riigile palju kasulikum. Et kuidagi liigume nagu sinna plaanimajandusse, riikliku plaanimajandusse. Ma ikkagi ütleks, et teie, härra Rosin, me ei liigu riiklike plaani majandusse, et riik on üles ehitatud niimoodi, et meil on maksud, millest me oma riiki üleval peame, et ei tasuks selles mõttes kuidagi makse alahinnata, et see on see, mille eest me peame üleval oma sotsiaalsüsteemi, ostame relvastuskaitseks ja nii edasi. Ehk et jah, mina olen ka madalamate maksude poolt, aga fakt on see, et kui me soovime riiki ülal pidada, siis teatud makse on meil vaja. Ja ETS-i süsteem on ju üles ehitatud selle peale, et tehagi siis energeetikas pööre puhtamalt energialt või tähendab saastavamalt energialt, kallimalt energialt puhtama ja odavam peale. Ehk et see ongi ju see mõte, et sel hetkel, kui meil seda üleminekut soovime teha, siis nii-öelda saastavamalt võtame seda tasu ja selle eest rajame puhtamat energiatootmist, renoveerime hooneid, et energiaarved oleks väiksemad ja nii edasi. Ja nendeks suurteks muutusteks ongi vaja sellist ühisrahapakki, mitte seda, et igaüks suudab nüüd oma kortermaja üksinda see üks pere ära teha, et see on see põhimõte, aga paluks jah, mitte sõnu suu panna, aitäh. No ma arvan, ma olen ikka heatahtlikum, ma arvan, härra professor annab praegu riigi poliitilisele juhtkonnale ilma rahata nõu, eks ole, see ei ole mitte ohumärk, see on hoopis vastupidi aktiva meile praeguses kaoses. Aga siis sellega ma tahan öelda nõnda, et ma arvan, et me saime täna väga olulist informatsiooni. Tahaks tõesti öelda aitäh härra Uigale, et faktilist informatsiooni me palume, mis me siin kirjeldasime ära, eks ole. Ja ma arvan, et need edased arutelud seisavad ees, sest siin on vägagi palju põhimõttelisi küsimärke ja loomulikult on ka erinevatel poliitikutel erinevad vaated arusaadavalt ka. Proua Poolametsal on vist lõpetuseks repliik või küsimus? Jaa, repliik, et kommenteerides ka härra Võrklaeva seisukohti, siis need avaldused oleks väga kenad, kui meil oleks majanduskasv ja kui meil oleks konkurentsivõime tõus, aga need näitajad on kõik viimastel kvartalitel langenud. See, et korraks meil nüüd selle languse positiivseks muutis, et see ei ole veel näitaja, aga tõesti jätame raha rohkem ettevõtjatele, tõstame Eesti konkurentsivõimet ja siis me suudame iseseisvalt neid korterelamuid soojustada. Aitäh!
Üks repliik ahendab teist, Roolasel. Ja, ei, see repliik ei ajendanud sellest repliigist. Et aitäh, et minu nagu siiras soov oleks see, et lõpuks Kliimaministeeriumis need arvutused tuleksid, et ma olen jätkuvalt veendumusel, et energiamajandus on võimalik ikkagi ette näha, kas või stsenaariumitena, ja need stsenaariumid peaksid olema tõesti, et kõik osalised, kes asja enda poole ei tõmba, kirjutaksid sellele alla ja neid ootaks väga ruttu, sellepärast, et tegelikult see on üks põhjus, miks meil need asjad seisavad ja venivad. Tegelikult otsuseid on väga vaja teha. Aitäh. Lõpetuseks üks küsimus, härra Uiga, et kas see 2+2 oli meretuul, maismaatuul? Kas see oli ministeeriumi ettepanek poliitikutele või poliitikute ettepanek ministeeriumile? Me oleme erinevaid lahendusi tutvustanud ja see on see otsus, mis tehti, et jah, ma ei... Aga küsimus, ei, see on väga lihtne, kui ma saate aru. Alternatiiv võib toota lõpmatult, eks ole, võib 1,99 ja 2,01 ja nõnda edasi võib hakata aritmeetilisi jadasi tekitada lõpmatult kombinatsioonides, ütleme, erinevate näiteks taastuvenergia mahtude mõttes. Kas baasettepanek ministeeriumilt, teie olete riigi energeetika juht, teie esitate ettepaneku poliitilisele juhtkonnale, ma oletan, kantuna sellest, mis on optimaalseim ja mõistlikem nende siis õiguslike raamide keskkonnas. Kas see 2+2 oli teie ministeeriumi ettepanek, esmane eelistus, või see oli poliitikute ettepanek ministeeriumile? Tuleks jääda selle juurde, saate aru, kumba pidi see oli? Ja kui te ütlete ausalt, ei taha selle küsimus vastata, see on täiesti okei. Me ei taha kuidagi teid surve alla panna. Ma ei oska sellele küsimusele praegu hästi vastata. Selge, see oli väga kõnekas vastus. Aitäh teile, sellega on komisjon läbi.